kohal ja. Tere! Ma ei tea isegi, kust alustada. Ma alustan kõigepealt sellest, et tere tulemast siia vlogi. Minu nimi on Liina, kui sa siin oled täiesti uus ja mul on hea meel sind tervitada siin. Küll aga see vlogi algus saab olema kind of depressing. Nimelt, mul oli plaan see video teha hoopis nädalavahetusest, sest mul on sünnipäev, on lastekaitsepäev ja üldse siuke tore sündmuste rohke nädalavahetus pidi tulema. Aga täna on hoopis käes neljapäev ja mul on tegelikult tööpäev, aga ma ei ole tööl, ma olen kodus ja ma olen kohe kiirustamas Leo arsti juurde. Lihtsalt ma olen juba peatäie nutnud ja ma isegi ei tea, miks. Igal juhul. Issand, ma ei saa isegi sõnu normaalselt suust välja. Leol tõusis eile jälle palavik. Juba hoius mõõdeti tal 39,1. Ja siis ma tõin ta muidugi koju, on ju. Ja tal on praegu ka 39,5 palavik. Ja ta on lihtsalt ise nii tubli, ta nagu ei jonni üldse, ta on lihtsalt isegi sööb natuke. Ma muidu ei toeta igast mingid kohukesi asju, aga kuna ta praegu seda ainsana sööb, siis ma annan talle seda kohukest. Sööb vett tublisti. Ta on üldse siuke rahulik ja pigem nagu rõõmus. Aga ma ise kuidagi tunnen ennast nagu ma oleks täiesti läbi kukkunud. Appi. Ja ma saan aru, et see ei ole nagu... Lapsed ikka jäävad haigeks ja lihtsalt ma nagu tunnen, et... Jaa. Mis? Et ma tunnen, et ma olen... Kuidagi ma ei ole... Ma ei tohiks ise endaga niimoodi rääkida, ma saan ju sellest aru, on ju. Aga kuidagi läbi võtab see kõik praegu. Ta just oli haige, just oli mega kõrges palavikus. Nagu, sest on möödas 2 nädalat, kui me siin emo vahet ja ma ei tea, kus iganes jooksime. Jah. Ühesõnaga, see vlog pidi kõik tulema super rõõmus, super tore, super fun, aga ausalt öeldes ma ei tea üldse, mis me siin nädalavahetusel siis teeme. Me ilmselt oleme kodus, sest Leo on haige. Aga ma pean ennast koguma. Ma ei tea, kuidas need emotsioonid must praegu nagu siin täna on võimust võtnud. Aga kuidagi on. Ma kuidagi enda sees kerin nii palju mingeid mõtteid, mida ilmselt ei peaks üldse mõtlema. Et ma ei tea, ma nagu feilin oma tööandjat. Ma feilin kuidagi seda emadust praegu siin, et ma ei suuda nagu hoida oma lapsi, ma ei tea, tervetena. Ma ei tea, ma ei ole paaris suhtes nagu, ma ei tea, täisväärtuslik kaaslane ja rõõmus ja kõik see, mida tegelikult üks kaaslane väärib, sest et ma ei tea, ma olen mures 110 muu asja pärast. Ma ei tea, ma lihtsalt tulin siia kuidagi seda ventileerima, sest ma arvan, et mis veel? Et ma arvan, et oodake üks hetk. Igatahes ma mõtlesin, et ma jagan siis nagu, kui ma juba siin jagan, siis ma jagan ka neid hetki, mis ei ole alati kõige toredamad. Aga ma loodan, et see on ainult algus, selle vlogi algus, nii et kõik hakkab ainult paremuse poole liikuma. Aga me siis paneme ennast valmis, et minna arsti juurde.
ma lülitan auto välja, siis mul on parem rääkida. Väike update siis. Käisime seal arstil ära ja kohe läheme sisse, Leo. Ühesõnaga, Leol on jälle kõrvapõletik. Ma ei taha võtta kokku ennast. Okei, nii. Mulle lihtsalt endale tundub, et sellest ei räägita üldse nagu piisavalt, milline süütunne sellega nagu kaasas käib. Ilmselt ei peaks, aga nagu see emaks olemine on ikka nagu selline emotional roller coaster kogu aeg, et igal juhul jah, ma mõtlen sellele, et ma olen nagu tänulik selle eest, et meil on selline arstiabi ja kõik nagu nii kiiresti kättesaadav ja ma pean tunnistama, et me tihti käime just valvearsti juures, sest et on vaja nagu kiiresti saada ja perearstil on lihtsalt tihti pikk järjekord. Kuigi täna meie perearst ise oli nagu valvearst ka, nii et me saime tema juurde. Aga iga kord, ükskõik mis arst seal on olnud, oleme alati nagu üli nagu toreda ja hooliva nagu abi osaliseks saanud. Lähme tuttu kohe. Et ma olen nagu nii tänulik, et meil riigis selline võimalus on. Igatahes. Vaatame, pean ennast kokku võtma. Ma ei ole üldse selline, ma ei tea, mis toimub. Ma kuidagi, see kuidagi murdis mingi osa must lahti, mida ma ei tea, ühesõnaga. Jah. Mulle nagu tundub, et sellest üldse ei räägita, et haigete lastega nagu kodus olemine ei ole nagu sugugi lihtne. Et jah, ma lähen nüüd tuppa koos Leoga, võtan ta, annan talle, oi, sa oled nii rõõmsaks läinud. Sa olid nii rõõms, sa olid nii tubli. Sa olid jälle nii tubli. Et issand, ma ei oska enam midagi rääkida. Ühesõnaga, ma lähen, panen ta nüüd magama. Vaatan, äkki ta tahab midagi natuke süüa. Ja siis võtan ennast kokku. Issand, see tundub nii depressing see. Aga ma luban, et ma annan endast parima, et kuidagi nagu seda siin ümber pöörata. Ühesõnaga, saime diagnoosi, saame ravi ja ma püüan välja mõelda, kuidas me saame nagu toetada seda, et seda kõrvapõletikku ikkagi nagu rohkem ei tekiks või vähemalt mitte nii tihti. Peame mingisuguse plaani välja mõtlema. Võt, aga lähme nüüd tuppa. Nii, ma panin vahepeal Leo voodisse, ta on vaikselt seal magama jäämas. Ja ma mõtlesin, et ma jagan, et kui ma tavaliselt olen selline ärev või mitte heast tujust, siis mis ma teen ja mida ma hakkan ka kohe praegu tegema, on see, et ma hakkan koristama. Et kui muidu soovitatakse oma emotsioonidega nagu maha istuda ja olla ja mis iganes, siis ma praegu tunnen, et see emotsionaalsus minus on tekkinud puhtalt ainult mingist ülemõtlemisest ja üle muretsemisest ja üle mis iganes mingite asjade protsessimisest, siis ma pigem peaksin selle nagu oma peas kuidagi praegu tühistama, nii et mis on parim viis selleks vannitoa küürimine, nii et kuna see on tegevus, mis ootab niikuinii ees siin lähipäevil, siis ma rakendan ennast seal praegu. Võt, mõtlesin, ma jagan. Ja mul juba on nagu, hakkab juba parem, ausalt öeldes.
alumise vannitoa koristatud. Ja ma mõtlesin, et ma triin ennast väikese ampsukesega. Selle ampsukesega siin. Kas te olete neid proovinud või? Kui ei ole, siis ma soovitan. Ma panen siia teid. Siis ma väsisin korraks ära. Igatahes need väiksed ampsukesed on mega head. Nii et siin üks ongi veel sees. Teised on kõik ära söönud juba. Nii et ma triidin ennast, näete, see näeb selline välja. Just on selline. Nüüd on sinu soe tee siin, ole ettevaatlik. Sa ei taha teed? Sa tahad siia sisse mette rebasele meelde. Tere hommikust. Issand, siin on halb valgus, aga ausalt öeldes ma ei teadnud enam, kus filmida. Nii et ma reaalselt tõin endale tooli vannituppa ja istun siin nüüd. Täna on siis järgmine päev. Kell on mingi peale 11. Ja kui te arvate, et ma olen täna vähem emotsionaalne, siis ei. Ma arvan, et natuke on süüdi selles ka see, et ma täna hommikul siis vaatasin neid videoklippe, mis ma tegin eile autos ja niimoodi. Ja see nagu ei aidanud vist sellele mitte emotsionaalsusele kuidagi nagu kaasa. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kas ma üldse nagu panen seda niimoodi ülesse kuskile. Sest ma ei tea, tundub päris scary ausalt öeldes. Nii et kui ma ikkagi olen selle avaldanud siin, siis please, no judgment. See on olnud päris suur eneseüllatus. Aga praegu, nagu ma ütlesin, kell on veerand 11. Leo magab. Meil on olnud päris crazy öö/hommik. Põhimõtteliselt kella 4 hommikul kuni, ma ei tea, 7 või. Nuttis. Nagu ta ei teadnud mitte midagi. Tal kõrvad ilmselgelt valutavad, ma jätsin valuvaigistit ja kõik. Aga tal oli väga halb olla. Eile õhtul ta siis sai esimese doosi seda antibiootikumi. Mulle tundub, et see selles osas juba mõjub, et nii kõrged palavikud on enam ei ole tekkinud. Aga see nutmine oli ikka rets. See oli rets, mul on kõrus siiamaani kumised, nii et ma panin ta mingi pool tundi tagasi magama ja käisin praegu ruttu ise duši all ära. Ja duši all siis mul tuli meelde, ma arvan, et nii paljud emad saavad sellega praegu samastuda. See fantoomnutu kuulmine, seda ma pole kuulnud juba mingi, ma ei tea, pool aastat rohkem. Beebiast saadik. Ma mõtlen selle all siis seda, et sa oled nii harjunud oma peas selle beebi nagu nutuga, et sa lihtsalt kuuled seda kogu aeg. Ja siis mina duši all täna mingi 10 korda peatumas ja kuulamas, et kas Lea nutab. Nii et see täna hommikune nutmine unlockis mu ajust mingisuguse koha seal jälle, et see oli päris ebameeldiv. Oh no, ta sealt sikleb.
väike mees. Nii et ma ei tea jah, mis see päev endaga kaasa toob. Vot, aga vähemalt ma sain duši all ära käidud. Ma praegu püüan meenutada, kas ma hommikul hambaid pesin. Minu arust pesin. Igatahes selline update siis täna siin praegu. Aitäh! Sa oled nii tubli! Sul on hea olla või? Ütlesid hästi ja? Aitäh temmel tühjaks teha. Aitäh! Teeme paneb. Laps! Peame mustad nõud ka sinna panema. Jah, emme paneb mustad nõud ka siia, eks? Jah? Võtsid minu oma ka endale, jah? Tere hommikust ka. Kell on juba 12:30, okei. Leo mängib seal. Aga mina olen üleval mingisugune põhimõtteliselt 4, sest Leol kõrv valutus ja siis ta natuke nuttis ja tahtis juua. Ühesõnaga ma paitsin teda mingi 6 hommikul ja 6 me siis ärkasime kõik koos. Või noh, mina ja Leo siis põhimõtteliselt. Ja magama läksin mingi 1 paiku, sest ma käisin ikkagi eile õhtul tööl. Sest et Leol oli eile nagu parem, nii et Mihkel sai ka ilusti temaga nagu hakkama, et ei olnud nagu väga suurt muret. Nii et ma jõudsin koju mingi 12 paiku ja jäin magama nats enne 1. Nii et väga palju neid unetunde täna pole tulnud. Aga tuju on ikkagi hea või noh, nüüd juba parem ja hea, sellepärast et väljas paistab esiteks päike. Mis sul juhtus? Mis juhtus? Väljas paistab päike ja Leol on juba täiesti okei olla. Palavikku tal ei ole ja mängib ilusti ja sõi ilusti ja kõike ta on teinud. Ja me oleme ise ka juba kõike jõudnud teha, koristada, putru teha, putru süüa. Nii et selline laupäeva hommik meil siin siis. Ja ega meil siin suuri plaane pole, sest et Leo ikkagi alles terveneb. Nii et me siin kodus toimetame täna kindlasti. Ma mõtlen, et kui väga hullu tuult ei ole, praegu veits on, siis äkki me siin aias oleme ikkagi koos õues ka, kui Leol palavikku ei ole. Panen ta, ära seda tee palun, nii ei tohi, jah, ära sinna tee. Et panen soojemalt riidesse ja siis
saab natukene oma nina väikse poole panna. Vot. Nii et vaatame siis, mis see tänane päev meile toob. Üritan nii palju jäädvustada, kui meelde tuleb. Sina lasid teha või? Sa ei olnud valmis kimp või? Tee uuesti. Leo tahtis ka teha. See läheb kõik sisse ka. Nii et kui sa lähed subscribereid juurde ei tule, siis... Tere hommikust! Käes on lastekaitsepäev ja minu 31. sünnipäev. Hurra! Ja me oleme hetkel Leoga üldse kahekesi kodus. Sest Mihkel läks Barcelonasse täna hommikul. Oh my god, oota, ma pean kohvi võtma. Täna vara hommikul. Minu arust oleks mingi 4 ära. Ja Brianna on sugulastega ühel sünnipäeval. Me oleks ise ka sinna läinud ainult, kui Leo ei oleks haige olnud. Siis me ilmselt oleks läinud ka. Aga jah, kahjuks läks nii. Vot. Aga me oleme siin Leoga kahekesi. Igatahes me oleme siin Leoga kahekesi praegu ja Leo sööb oma putru. Väga tublisti. Väga ilusti sööd. Väga ilusti. Ja ma vist panin... No. Ma vist... Ühesõnaga, me tähistasime minu siis seda sünnipäeva siin eile.
oma perega. Ja tähistamine oli siis selline, et mina avasin kingitusi ja sõime kooki. Ja Mihkel ja Brianna tõid mulle nii ilusad lilled, näitan siia ka. Vaadake, nii ilusad. On ju, mõtlen välja. Ja Brianna ütles, et tema ise lasi selle kimbu kokku panna. Vaadake, kui ilus. Nii tore. Et seal olid küll mingid valmis kimbud olnud, aga need ei olnud piisavalt ilusad. Ja siis mul on siin ühed lilled veel, mis Mihkel mulle eelmine talv vist tõi või üle-eelmine. Nii et need siin on niimoodi kahekesi koos väga ilusad minu meelest. Nii et ma olen siin nagu... Joo. Olen siin oma lillekestega. Võt. Ja siis eilsest vist on ka mingeid klippe, ma vist panin ka need siia, et sõime kooki, avasime kingitusi. Ma sain endale mikrofoni, ma pole veel seda katsetama hakanud ja statiivi. Ja siis ma mõtlesin, et nii tore, et kui su elus on nagu selline kaaslane, et isegi kui sa mõtled, et sa võtad midagi täiesti võib-olla midagi sellist, et mida sa arvad, et sa 30-ndates ilmselt ette ei võta, siis sul on kaaslane, kes siis nagu toetab seda. Ehk siis jah, ma olen väga tänulik. Ma olen väga tänulik selle toetuse eest ja selle eest, et ma ei pea enam mingit torne ehitama selleks, et teid kuhugi peale panna, kuigi praegu te ei ole statiivil, kui aus olla. Aga vot. Ja mis mõttega ma täna hommikul ärkasin, nii veider. Ma hakkasin mõtlema, et kõigist kümnenditest vist on need 30-ndad nagu kõige rohkem elevust tekitavad ja samal ajal kõige rohkem nagu rahu loovad. Et kui varem, siuke 20-ndates oli ikka nagu selline hirm, et kas jõuab ikka piisavalt nii-öelda, ma ei tea, elada ja kõike kogeda ja siis viimase, ma ütleks jah, aasta või 2 on nagu saabunud siuke aeg, kus ma nagu tunnen, et mul on kõik olemas, mida ma nagu elus vajan, mul on väga tore pere, mul on mu lähedased, oma kodu ja kõik on isegi paika loksunud ja mitte kuskile nagu ei tunne, et oleks kiire või mingi hirm, et millekski veel jääks nagu ilma. Et kui ma võib-olla mõned aastad või rohkem kui mõned aastad arvasin, et need 30-ndad on ikka sellised, et siis hakkad juba vaikselt nagu vanaks jääma. Siis praegu ma tunnen, et need on nagu ideaalsed. Ei ole nagu mingisugust soovi kellelegi otseselt meele järele olla. Oluline, et ma olen iseendaga heas kohas ja rahul ja et mu lähedastel on hästi ja neil on tervis korras ja nagu rohkem ei olegi vaja. Et jah, et kuidagi 30-ndates vist alles saad päriselt täiskasvanuks. Mulle tundub, et mina, võib-olla te olete targemad. Aga jah, sellised mõtted siin sünnipäeva hommikul. Võt, aga ma ei teagi, mis me täna teeme. Ilm on imeilus. Päike juba paistab, kella, ma ei tea, 7 paistab mul siin tuppa, nii et väga mõnus hommik on olnud. Leol on olnud kõigest 2 mental breakdowni, aga that's okay, sest ta on ikkagi haige. Nüüd ma mõtlengi, et tal ei ole nüüd 2 päeva, peaaegu 3 päeva. Pole palavik olnud, et kas ma võiks temaga õue minna või pigem ei võiks. Ma arvan, et ma natuke tänast päeva filmin veel. Ja siis paneme sellele videole siin punktiga, ma arvan, mis algas üsna depressiivselt. Aga näed, lõpeb õnneks positiivselt.
vot, aga me naudime siin siis oma kohvikest. Ma pean ütlema, et teate seda ütlust seda roosa värvi kohta, jah? Ma ei tea, peab vist seegi paika, tead. Eile siin panin ikkagi oma roosa pintsaku selga ja nüüd on oma roosast tassikesest ja kuidagi hakkab see roosa värv tead külge imbuma. Minu tähtsad sünnipäevatoimetused jätkuvad sellega, et ma naudin nüüd pool tundi rahus ja vaikuses terrassil päikest. Ma tegin endale veel ühe kohvi. Ma olen põhimõtteliselt üksi kodus, sest et Teo läks just lõunaunne. Väljas on imeilus ilm. Ja mul on totaalne vaikus. Mida veel üks 31-aastane naisterahvas oma elult sooviks? I don't know. Ma olen nagu lemmik. Ma mõtlesin, et ma tõmban siinkohal selle video otsad kokku. Sorry, et see algus veits oli selline kind of depressing ja väga emotsionaalne, aga me oleme kõik inimesed, mina ka. Nii et ja kui juba seda vlogimiselu siin teha, siis teha seda nii, nagu see elu on. Ma arvan, nii et võtan prillid eest ka. Nii et kui sa siia lõppu jõudsid, siis suur aitäh sulle ja aitäh, et sa endiselt mu videoid vaatad. Mul on selle üle väga hea meel. Mul on nii hea meel, et mul on nii mõnegi ka teist hakanud nii-öelda ka rohkem võib-olla ka suhtlema, kes ennast kuidagi leiavad sarnastest olukordadest võib-olla, kus mina olen siin olnud ja mida jaganud. Nii et see on super lahe. Vot, aga aitäh sulle, vajuta subscribe, kui sa veel ei ole subscribe'inud ja näeme järgmine kord. Tšau!